Osa number 6 minu aastasest suhtest imelise, nartsissistliku, manipulatiivse, valeliku, vägagi paranoilise kolumblasega. Let's go! Eelmine osa jäi pooleli selles punktis, kus Andres jaanuari lõpus lubas mulle külla tulla ja nagu te juba teate, siis ta ei tulnud. Ta ise küll väitis, et ta tuli, aga kuna ma väidetavalt olin tema sõpradega maganud ja tema usaldus petnud, siis ta lihtsalt ei öelnud mulle, et ta omal aegas oli. Veebruari lõpus tegi ta seda trikki uuesti, aga pisut teises võtmes. Selles mõttes, et ta oli juba selleks hetkeks aru saanud, et ainukene asi, mida ma temalt tahan, on see, et ta kõik ausalt üles tunnistab. Miks mul seda nii väga vaja oli? Ma eeldan, et ma tundsin ennast petetuna ja et mulle on valetatud ja kui ta kõik ausalt üles tunnistab, siis mul hakkab kerge ja ma saan eluga edasi liikuda. Ja ta kasutas seda minu vastu ära, ehk siis ta andis mulle pidevat lootust, et ta kohe tuleb ja me kohe räägime ja see oli põhjus, miks ma temaga edasi suhtlesin. Ehk siis ta ütles mulle, et ta tuleb 22. veebruar, päev enne minu sünnipäeva, tuleb minu sünnipäevaks külla mulle ja 22. veebruar, keda ei tulnud, oli Andres. 23. veebruar ta teatas mulle, et jaa, tal olid piletid ostetud ja ta oli tulemas, aga ta küsis minu käest, et kas ma tahan teda näha ja kuna ma ütlesin, et ma ei taha, siis ta ei tulnud ja nüüd ta on palju vaesem ja see kõik on minu süü. Möödunud on 2 kuud sellest hetkest, kui ta Pauliinega põgenes ja terve see aeg oli ta üritanud minu usaldust ja sõprust tagasi võita, aga kasutades neid samu meetodeid, mida ta kasutas, kui ta veel siin oli, ehk siis manipuleeris, süüdistas ja samal ajal valas mind üle igasuguste nagu komplimentidega. Aga see ei töötanud enam, sellepärast, et me ei olnud ju koos. Ta põgenes, ta oli juba koos kellegi teisega. Ehk siis see, et oh my god, sa raudselt magad mu sõpradega või kellega sa täna välja lähed, miks sa välja lähed, see ei toiminud enam, sest ma sain talle vastata, et me ei ole enam koos. Nagu vahet ei ole, kellega ma koos välja lähen või kellega ma magan. See ei ole sinu dikteerida, sina otsustasid põgeneda. Või need komplimentide jagamised, eks ole, et ma pidevalt vastasin talle, et kuule, sul on naine kodus olemas. Palun ütle talle, kui ilus ja vaimustav ja imeline naine ta on. Ära ütle mulle, eks ole. Ehk siis see taktika enam ei töötanud ja tal oli vaja taktikat muuta. Märtsikuus hakkas ta mulle rääkima, kuidas elu Prantsusmaal on katastrofaalselt kohutav, kuidas Pauliine kiusab ja terroriseerib teda, kuidas ta on teda korduvalt tänavale visanud ja ma enne Andres peab taaskord külma pargipingi peal magama, kuidas tal ei ole raha, kui tal oleks raha, siis ta põgeneks Pauliine juurest, aga Pauliine kasutab seda fakti, et tal ei ole raha plus seda, et tal on paberid korda ajamata ja hoiab teda enda küljest kinni, kuidas Pauliinel on obsessioon tekkinud Andresi geenidega laps saada, kuidas Andres üldse ei taha, nagu selles mõttes, et Pauliine on sõge. Ta on sõge, aga tal ei ole nagu mitte midagi teha, ta on seal kinni, eks ole, ja vahepeal ta peab temaga magama nagu vastu tahtmist, on ju, aga kui ta ei maga temaga vastu tahtmist, siis Pauliine viskab talle tänavale ja kuidas ta on langenud sügavasse musta auku ja ta on tõsiselt mõelnud endalt elu võtta ja kui mind ei oleks, siis teda enam ei oleks. Nagu mina olen see päästeingel, kes on ta sealt mustast august välja tõmmanud ja üldse talle elu lootust annab. Ja mul hakkas tast hale, mul hakkas tast kahju, ma olen nagu mega empaatiline inimene ja ma mõtlesin nagu, et issand jumal, et asi on ikkagi nagu väga õudne, et mul on vaja tema jaoks ikkagi olemas olla ja teda toetada, eks ole, ehk siis kogu minu viha lahtus ja sealt alates hakkasime me nagu normaalsed inimesed juttu ajama. Me rääkisime muusikast ja projektidest ja mis iganes, ehk siis järgmised 2 kuud nagu ma ei saatnud teda kogu aeg igale poole. Mai lõpuks me olime rääkinud mingi 2 kuud, eks ole, nagu 2 normaalset inimest, nagu 2 tuttavat, eks ole, ta aegalt ikka viskas mulle mingisuguseid armastusavaldusi, aga ma nagu ignoreerisin neid, on ju. Ja siis mai alguses ta rääkis mulle, et kuidas tema elu on ohus. Ta on mingisugustele kantidele võlgu ja need kandid nagu ei mõista nalja ja kui ta neile tagasi ei maksa, siis eks ole. Ja kuidas Pauliine on hüsteeriline, ta on hulluks läinud ja on võtnud eesmärgiks Andres riigist välja saata. Ehk siis Andres kardab oma elu pärast ja Andres kardab, et ta saadetakse riigist välja. Ja mida teeb Liis? Liis päästab päeva. Eks ole, oh my god, Andres tahetakse riigist välja saata, issand jumal, tal on mingid kandid kaelas, eks ole, nagu Liis peab päästma päeva, ehk siis ma tegin talle välja sõidu Prantsusmaalt Malagasse. Sest ma olin rumal ja naiivne ja uskusin absoluutselt kõike, mida ta mulle rääkis, eks ole. Mina mõtlesin, et ma teen head, ma mõtlesin, et ma päästan teda. Oh my god, Liis ei õpi. Ehk siis lõpuks, kui ma olin talle nagu sõidu välja teinud, jõudis ta Malagasse ja
ja mul ei olnud nagu üldse sellist mõtetki, et me nüüd jälle koos hakkame olema või midagi sellist, et ma olin temast nagu mitte üle saanud, ilmselgelt muidu ma ei oleks temaga nagu endiselt edasi rääkinud, aga nagu mul ei olnud sellist mõtet küll peas, et me hakkame jälle, ma ei tea, mingit liini ajama, on ju. Ma lihtsalt tahtsin, et ta, terve see aeg mul oli endiselt see, et ma tahtsin, et ta nagu tunnistab kõik üles ausalt, on ju, et mis tegelikult juhtus, miks ta tegelikult põgenes, et ta tegelikult ikkagi läks Pauliinega ja see plaan oli selline ja mis iganes ma tahtsin, et ta mulle selle kõik ausalt üles tunnistab. Ja siis ta tuli Malagasse ja 24 tunniga, nagu 24 tunniga olin ma taaskord kõrvuni armunud, ta rääkis mulle, kuidas ma olen see imeline naine, eks ole, ma ei tea, mis võim tal oli nagu, aga kui ta seisis minu eest nagu distantsilt oli nagu see kõik jumala lihtne ja mul ei olnud nagu mitte ühtegi nagu sellist tugevamat emotsiooni tema vastu, aga kui ta seal minu ees seisis ja vaatas mulle otsa ja rääkis, kui imeline naine ma olen ja kuidas ta on nagu muutunud mees ja ta oli varem nii paranoiline, sellepärast et ta nagu igasugused aineid tarvitas, aga ta enam ei tarvita, ta ja nagu hoiab alkoholist eemale ja ta teab, et ta tegi valesti, aga no tõesti ta on muutunud mees ja 24 tunniga olin ma jälle kõrvuni armunud. Siis me olime nädal aega koos nagu armunud paarikene, eks ole. Ja nädala pärast ta lahkus. Selles mõttes, et ma ei tea, miks ta lahkus, kui tal nagu mingi väga kriitiline situatsioon seal Prantsusmaal oli, aga ta lahkus. Ma ei mäleta, mis see vabandus oli, aga ta läks tagasi, eks ole. Ja võib-olla ta ütles, et tal mingi ikkagi see paberite protsess pooleli, ta peab selle lõpuni tegema, whatever, on ju, aga ta lahkus. Ja mida tegi Liis, kes oli nagu jälle kõrvuni armunud, oh my god, Andres on imeline mees, nagu vahet ei ole, et ta nagu, ma ei tea, valetas mulle, manipuleeris mind, põgenes mingi Prantsusmaa tšikiga, nagu kõik see teema, nagu vahet ei ole, eks ole. Liis on jälle kõrvuni armunud ja siis ma läksin talle järele Prantsusmaale. Ma läksin talle järele, ma bookisin endale reisi Marseille'sse, see oli minu arvates mai lõpu poole. Mega odavad lennupiletid olid ja siis mõtlesin, ma lähen külla talle. Nagu ma lähen oma boyfriendile külla ja kusjuures terve see periood, kui esimesed pool aastat, kui me koos olime, siis ma olin nagu konstantses kontaktis oma sõbrannadega, nad teadsid kõike, mis toimub, on ju. Pärast seda, kui ta põgenes, kui Andres põgenes, siis pärast seda ma ei rääkinud oma sõbrannadele enam mitte midagi. Ma tõenäoliselt sain ise ka aru, kui jabur see on. Ma sain ise ka aru tõenäoliselt, kui nagu rumal see on, eks ole. Ja noh, ma arvan, et mul oli piinlik lihtsalt rääkida, et ma endiselt suhtlen temaga, me iga päev vahetame sõnumeid, eks ole. Ja veel enam, et ma lähen, veel enam, et ma tegin talle need sõidupiletid välja, on ju. Veel enam, et ma talle nüüd Prantsusmaale külla lähen. Ma ei öelnud mitte kellelegi, et ma Andresile Prantsusmaale külla lähen. Aga ma eeldan, et nad kahtlustasid, kui ma ütlesin, et ma nagu minemas olen Prantsusmaale nagu Liis, kuhu sa lähed. Ja kuigi Prantsusmaale minek oli idiootne ja rumal ja naiivne ja nagu eks ole, siis tegelikult lõppkokkuvõttes oli see väga kasulik reis. Sellepärast, et pooled valed tulid Prantsusmaal välja. Nagu pooled tema skeemitamised ja mida ta oli mulle öelnud, mis tegelikult tõsi ei olnud ja miks ta sinna Prantsusmaal ikkagi läks ja mis suhe neil ikkagi Pauliinega on ja mis nende paberitega on ja nii edasi. Kõik see tuli seal samas Prantsusmaal välja. Ta tunnistas mulle nagu pooled asjad ausalt üles. Mitte kõik asjad, sest nagu Andres ei ole selleks võimeline, aga nagu see oli järjest hakkas, nagu see sibul hakkas nagu kooruma, noh. Ja ma sain nii palju asju teada ja ma läksin sealt Prantsusmaalt minema nagu selle mõttega, et oh my god, nüüd on kõik. Aga see juba järgmine kord, sest 10 minutit on jälle täis ja enam ei mahu siia rohkem informatsiooni. Tšau, näeme järgmine kord!